Allo, kas Mooste ja Heiki Ainsalu kuulevad? Täitsa kuulen. Siin Illar Kohvi ja nimelt Viina Haualt. Räägi, kas sul midagi põnevat ka on tulekul või midagi? No praegu hetkel on erapeod ja ikkagi ongi suurem osa juba nagu ettevalmistused jõuludeks. Et siin see aasta isegi mängin jõuluvana, no seda ma olen teinud juba mingi 20 aastat. Et on inimestel võimalus mind kodudesse tellida ja ka lava peale, et ükski artist ei ole siiamaani veel seda suutnud, et ajab jõuluvana riided selga ja astub lavale. Ja kas sul mõni uus laul on ka tekkinud? Praegu uue artistiga, Pärdi Ärisega on valmis üks lugu, hetkel teeme videovõtteid. Et tuleb väike video ka sinna taha ja praktiliselt siis 8. detsembril salongis saab Pärdi oma silmaga näha. Need, kes ei ole veel näinud Tartu rahvast üleüldse selles mõttes ja sellel peol astub üles ka Margo Tasane. Ahah. Ja kui mõnigi ütleb, et ma tahaks ikka DJ Heiki plaati saada, kas plaati ka veel saada on? No praegu on viimased plaadid veel saada, et üllatavalt hästi on läinud see kogus, mis sai muusika kaudu tellitud, on ka maha müüdud 10 eurot plaat ja viimased plaadid veel müügis, et kes kiirustab ja ütleme, kelle soovi, see andku märku ja on veel võimalus saada. Ja kas vaadata juba uude aastasse ka, et kas uuel aastal ka midagi põnevat juba plaanis on? No praegu veebruarikuul tuleb Maie Parriku juubelituur ehk siis Maie Parrik 85 ja seoses sellega üritan ka paar uut lugu Maie Parrikuga teha, et plaadimaterjal kokku saada, ehk siis ka Maie Parrikul tuleb ka uus plaat välja, ehk siis ma usun, et see on tema, ütleme, elutöö, ütleme, punktiile, et on nagu, ütleme, väärikas lõpp suurele eluteele. Et noh, praktiliselt, et noh, ta on juba 85 ja tegelikult sügav kummardus, et siukeses eas veel laval käia ja siukeses eas esineda, noh, seda meie ei suudaks võib-olla. Mart Parriku sünnib on 11. veebruar, jah? Ja siis salongis on praegu juba kokku lepitud, kahjuks Tallinnas Bulldog'i pubi pani uksed kinni. Et Bulldog'i pubi meil enam ei ole, aga siis ütleme võib-olla Kuku klubis vaatame, kuidas ütleme aeg nagu näitab, et siis on nagu lootus, et üks üritus tuleb Tartusse, teine tuleb Tallinna. Ja ka kus kantis veel käidud ei ole, sõnaga, et kas on nagu, noh, ütleme nii, et mõni võiks tellida näiteks ka veel mujale, kus veel käidud ei ole? No üle Eesti on võimalik ju tellida ja tegelikult ju usun, et kui klubi või pubi omanik keegi tahab, siis alati saab ju kokku leppida ja ega me nüüd nii kallid ei ole, et ei jõua tellida, igas rahval on sobiv meelelahutus, mida nad soovivad ja aeg on näitanud, et niisugust meelelahutust rahvas vajab. No kallis pidame siis, kui käed ümber kaela on. No seda küll. Ja võib-olla teed mulle ka mõne laulu siis kevadeks? No ma usun küll, et tuleb kevadine niisugune vahva lugu, ütleme, ikka Hillar Kohvile, et ega seal midagi keerulist ei ole, et siin Popstar Raits annab uue plaadi välja nüüd detsembrikuus juba. Jaa. Aga noh, tema on Eestimaa popin popstar, mitte siuke lihtsalt surevik nagu meie oleme, et jah. Ja Kasatšoki Jüri pole ennast märku andnud? Kuule, ütleme, ta viimane pidu ju käis salongis ja ütleme, tema sõnad olid selle peale, kui ta, ütleme, Raitsi esinemise ajal uksest sisse tuli, et kui ma küsisin, miks sa ära läksid, noh, sõber ütles, et see on jõudne, et ei kannata kuulata, et siis ma pidin ära minema.
see noh, Kasatšoküür on hea luba, lubas mul pika intervjuu anda, kirjutada, aga mitte midagi pole veel kirjutanud. No eks ta hea lubab, et aga no ütleme siis tuleb endal kratis kinni võtta see intervjuu saada. Ja kuidas sul oma isiklikus elus siis läheb? Kiirelt, et kõik on endine ja kõik on nii nagu on ja tegelikult isiklikku elu ma hoian vaata tööalaselt eraldi ja kõik on korras ja see ongi kõige olulisem, et noh, mitte ükski töö ei jää tegemata. Mõnda telekanalisse pole saanud ka saate kohta? Kuule, kes meiesuguste vastu ikka huvi tunneb, et... No on olemas ju Ringvaade, eks ole, ja siis Hommik Anuga ja suksed saated ju võiksid olla, kus võiks nagu ennast näidata. See on ka tegelikult onupoja poliitikaga, kui sa ütleme käpaks sisse saad, siis on väga hea. Aga see on ka pool naljaga öeldud. No jah. On sul midagi südamel ka, mida tahad ära öelda? Kuule, otseselt ei olegi, ütleme, kõik ootavad jõule ja ütleme inimestele, et rahu ja vaikust ja õnne, rõõmu ja üks asi on veel, mida kindlasti tasub meie inimesel kuulata, vaadata, jälgida, on niisugune uus raadiojaam nagu Meie Raadio, et kus siis laupäeval on soovisaade ja seal mängitakse ka meie laule, et niisugune üleskutse, et Hillar Kohvi blogi jälgijatele ja üleüldse. See on nüüd see raadiojaam, kus mängitakse praegu meie laule ja seal ka, ütleme, juba käib see, ütleme, Barbi Alice uus lugu ja ütleme, inimesed on soojalt vastu võtnud. Ja kuidas seda Meie Raadiot kuulata saab? No Facebookis ma otsin, kus see Meie Raadio, seal sa leiad lehekülje. See raadiojaam on FM-is kuulatav kui ka, ütleme, interneti teel, et ma täpsemalt praegu hetkel ei oskagi ütelda, aga tasub uurida ja guugeldage ja asuge kuulama selle raadiojaama. No mis siis ikka, soovime sulle jõudu ja tervist ja kõike head, nii et kohtume jälle edaspidi. Sulle ka ja kõike head sinna viinahauale ja uute kohtumisteni. Uute kohtumisteni. Tšau, ole terve. Tšau.